Tänase seminari teema on üksikisiku maksuvaba tulu 2018. aastal ja teile räägib sellest Tatjana Klettenberg. Palun, Tatjana. Tere! Järgmine aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulumäär ühes kuus kerkib 500 euroni. Madalama ja keskmise palgaga inimesed võidavad selle tulemusel iga kuu 64 eurot. Samas kaasnevad muudatusega mitmed tingimused, millega on vaja arvestada ja millega mittekursis olemine võib tuua kaasa hoopis tulumaksu juurdemaksmise 2019. aastal. Täiendav maksuvaba tulu pensionidele, mis on praegu 236 eurot kuus ja kahjuhüvitistele 64 eurot kuus kaob ära. Ehk jääb siis üks üldine maksuvaba tulu 500 eurot kuus ehk siis 6000 eurot aastas. Alates järgmisest aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus 3 peamise gruppi. Kui sinu aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on sul võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. Kui sinu kuine sissetulek on vahemikus 1200 kuni 2100 eurot ehk siis aastas on 14 400 kuni 25 200 eurot, siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ning mida lähemalt see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on. Ja üle 2100 euro teenides on aga kogutulu juba tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu on 0 eurot. Kuna maksuvaba tulu arvutamiseks on vaja teada, millisesse tuluvahemikku sa kuulud, siis soovitame juba varakult mõelda selle peale, milliseks kujuneb sinu aastane tulu kokku. Kui sa ei ole aasta alguses arvestanud näiteks mõne täiendava tuluga, näiteks korteri väljaüürimisest saadud tulu või siis preemia, siis võib olla aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurdemaksmise kohustuse. Ja nii nagu ütlesin, et maksuvaba tulu meil muutub ja praegu on küll väga lihtne, et on üks maksuvaba tulumäär 180 ja see ei sõltu ja maksuvaba tulumäär ei sõltu sinu sissetulekust, et vahet ei ole, kas sa teenid siis 500 eurot või siis 1500 eurot ja siis järgmisest aastast enam nii ei ole ju. Ehk maksuvaba tulu ikkagi hakkab sõltuma sinu sissetulekust ja siin me ka nagu näeme, et mida suurem sul sissetulek on, seda väiksem maksuvaba tulu on. Ja kui rääkida sellest, mida see rahaliselt inimesele kaasa toob, siis kõik need inimesed, kelle kuine sissetulek jääb alla 1200 euro, nemad võidavad sellest kõige rohkem, jääb igas kuus 64 eurot enam kätte. Need, kes teenivad kuus üle 2100, nemad kaotavad siis kuu lõikes 36 eurot. Ja see murdepunkt, kus alates inimene tänase süsteemiga võrreldes kaotab või võidab, on üks alla 1780 eurose brutopalka ehk kõik, kelle brutopalk on kuni 1780. Nemad tänase süsteemiga võrreldes kas võidavad või siis ei kaota mitte midagi ja kõik need, kelle palk on siis üle 1780 euro, nemad hakkavad tänase süsteemiga võrreldes iga kuu oma netosissetulekus kaotama. Ja mida siis muutuv maksuvaba tulu kaasa toob? Et aasta arvestuses võib varasem maksuvaba tulu arvesse võtmine muutuda valeks.
Ehk siis inimesel tuleb arvestada, et kui mitmes tuluallikas saadud tulu, näiteks töötasu, pension või siis muu tulu, ületavad 1200 euro kuus, siis ei anna see igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis on aastapõhine maksuarvestus. Ja siin on ka graafik ju ja graafiku järgi on küll nagu näha ju, et näiteks inimene, kes saab kogu aasta jooksul bruto töötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb näiteks veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12 000 eurot ning saab juunis dividendi 3000 eurot, teenib aasta tulu 29 400 eurot, kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu 500 eurot. Siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta. Ehk kui aasta jooksul on midagi valeks läinud, siis tuludeklaratsioon ongi see koht, kus inimesel õige maksukohustus välja arvutatakse ja selles lähtuvalt siis toimub kas tulumaksu juurde maksmine või tagasisaamine. Nii nagu ütlesin, et see tuludeklaratsioon ongi see koht, kus tegelikult lõpuks selgub, kui suur maksuvaba tulu inimesel ette nähtud oli ja kas see, mis aasta jooksul kasutati, sai siis kasutatud õiges summas või liiga palju või siis liiga vähe. Ja mis on veel erinev võrreldes tänase süsteemiga, et tänase süsteemis, nagu ma ütlesin, on maksuvaba tulu kõigile ette nähtud ja see ei sõltu inimese sissetulekust, siis nüüd hakkab maksuvaba tulu sõltuma sellest, kui palju inimese kogu võimalikud maksustatavad sissetulekud aasta peale kokku. Ja tulude arvestuse lähevad kõik tulumaksuga maksustatavad tulud, näiteks palk, preemia, puhkusetasu, toetus, haigushüvitis, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, pension, sealhulgas vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad. Siis läheb ka stipendium, hüvitis, näiteks vanemahüvitis, haigushüvitis, välismaane tulu, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, kasvuvara võõrandamisest, kinnisvara müügist, väärtpaberite müügist, kasvava metsaraieõiguse või metsamaterjali müügist ja saadud dividend või omakapitali väljamakse ja ka muu tulu. Mida ei loeta maksuvaba tulu arvestuse aluseks ehk mida ei võeta arvesse, on näiteks maksuvaba eluaseme müük, kui müüte oma korterid maha, isikliku auto müük, kasutatud asjade müük, pere- ja toimetuleku toetused, näiteks lapsetoetus, lapsehooldustoetus, sünnitoetus, maksuvaba stipendium, elatis, töötukassa makstav töövõimetoetus, lähetuse päevaraha, maksuvaba piirmäära ulatuses ja isiklik sõiduauto hüvitis, kingitused, erisoodustused ja muud tulud. Mida töötaja peaks hindama ja tegema? Inimene peab hakkama hindama oma järgmise aasta kogu sissetulekut ja kui seda on raske hinnata, ta ei tea, kas ta müüb maa maha, kui palju makstakse aktsiate peal dividendi, kas tööandja maksab preemiat, siis on kõige õigem aasta jooksul maksuvaba tulu üldse mitte kasutada. Jah, iga kuu natuke vähem kätte, aga sel juhul saab raha tuludeklaratsiooniga tagasi. Ja meil e-maksuametisse lisandub võimalus jooksvalt näha, kui palju on erinevat väljamakset väljamaksjad inimesele tasu maksnud ja maksuvaba tulu kasutanud. Kui maksuvaba tulu on kasutatud üle piirmäära, saab näha ka võimalikku täiendavat tulumaksukohustust, mis tekib tuludeklaratsiooni esitamisel. Ja see on prognoos, sest kui sissetulek aasta jooksul muutub, siis muutub ka maksuvaba tulu suurus. Samuti puudub meil info täiendavate tulude, näiteks vara võõrandamise kohta ja võimalike ka mahaarvamiste kohta, mis tuleb esitada alles järgneva aasta tuludeklaratsioonil.
seetõttu tasub e-maksuametis oma e-posti aadress ja telefon üle vaadata, sest Maksu- ja Tolliamet saadab teavitusi e-posti teel ja SMS-i teel, kui maksuvaba tulu hakkab enne aasta lõppu täis saama. Nii, ja me oleme inimestele teinud päris palju juhendeid, erinevaid näited, et nad tunneksid iseennast ära, et mille situatsioon võib neile kohaldada ja tegime ka sellise joonise, mis te praegu näete. Ja see on niisugune lihtsustatud struktuur, et kuidas hinnata, mida ja kas ta peab järgmisel aastal nagu tegema. Ja võib-olla tõesti esialgu see tundub, et natukene nagu see keerulisem nagu struktuur on, aga tegelikult ta ei ole nagu nii keeruline. Et siin on ikkagi näha, et kuidas siis maksuvaba tulu järgmisel aastal nagu muutub ju, et ta tõesti nagu hakkab, maksuvaba tulu suurus hakkab sõltuma sinu aastasest tulust ja kuidas arvutada see järgmise aasta tulu suurust, et tuleb kõik tulusid nagu kokku liita, jagada 12-ga ja selgub siis peale seda jagamist, et kas sa kuulud ikkagi esimese grupi, teise või siis kolmanda gruppi ja mida siis sa pead nagu siis tegema, et kui on siis sul esimene grupp ehk sinu kuine brutosissetulek on kuni 1200 eurot, siis on sinu maksuvaba tulu 500 eurot kuus ja tuleb tööandjale siis esitada avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks ja kui see avaldus on praegu esitatud, siis uut avaldust ei tule nagu esitada. Ja kui on sinu kuine brutosissetulek vahemikus 1200 eurot kuni 2100 eurot, siis tuleb leida see personaalne maksuvaba tulu vastavalt valemile ja juba lähtuvalt nagu sellest tuleb esitada tööandja avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks ja märkida siis maksimaalseks summaks valemi järgi saadud number. Ja kui sinu tulu on juba viimases grupis ehk nii suur nagu, et maksuvaba tulu on 0 eurot ehk maksusoodustust ei ole antud juhul ja kui praegu avaldus on tööandjale esitatud, et siis palu tööandjale arvestada maksuvabaks tuluks 0 eurot ja kui see on sul nagu alles uus nagu töökoht, et kui ei ole nagu avaldust esitatud, et siis ära esita maksuvaba tulu avaldust. Ja samas on siin meiega soovitus, et kui sissetulek on raskesti ennustatav, et siis ära tee tööandjale avaldust või siis kui avaldus on praegu esitatud, et siis loobu sellest avaldusest, et hakkad tõesti nagu vähem iga kuu kätte hakkad saama aga samas sa pärast tuludeklaratsiooniga saad raha tagasi. Nii, ja nüüd on siis näited. Esimene näide, et maksuvaba tuluarvestus. Näiteks töötaja töötasu on 1780 eurot. Maksud on siis teine grupp, siis maksuvaba tulu arvestus käib valemi järgi. Ja valemi järgi siis maksimaalne maksuvaba tulu on 177 eurot 78 senti. Ja tööandjale siis peaks andma avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks, näiteks 170 euro ulatuses. Töötamine kahes kohas, et kui isikul on 2 tööandjat, näiteks töötab ta kahes kohas ning saab ühest töökohast brutotöötasu 800 eurot kuus ja teisest töökohast brutotasu 600 eurot kuus, siis on tal õigus ühes töökohas arvestada maksuvaba tulu 500 eurot kuus. Et maksuvaba tulu on õigus rakendada ainult ühes töökohas. Samas kujuneb inimese aasta tuludeklaratsiooni alusel 16 800 eurot, mis annab õiguse maksuvabale
tulule ainult summas 4666,67 aastas ja mis teeb nagu kuus 366,89 senti. Ja seetõttu on töötajal kasulik tööandjat teavitada ja märkida avalduses, et talle ei arvestataks maksuvaba tulu täies ulatuses, näiteks summas 500 eurot, aga väiksemas summas, näiteks 350 eurot kuus. Kui isik saab töötasu ja tal on ka muu tulu, näiteks isiku igakuine töötasu on 1200 eurot ja tööandja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot kuus ehk nagu 6000 eurot aastas. Ootamatult saab ta päranduseks maja, mille kohaga ta müüb ja müügitulu on 20 000 eurot ja isiku aastatulu kokku on töötasu 14 400 pluss majamüük 20 000 ehk nagu kokku on 34 400 eurot. Ja jagame siis 12-ga ja siis saame keskmise kuise sissetuleku ja see on siis 2867 eurot. Ja kui isik hakkab oma tuludeklaratsiooni esitama siis ta peab riigile tagasi maksma tulumaksu kõigepealt tulumaksu töötasu pealt, mis tööandja on nagu siis rakendanud selle maksuvabastuse pealt, kuna ta sissetulek on nii suur, et tal ei ole enam õigust kasutada 6000 eurot. Seega ta peab siis kogu selle tulumaksu tagasi maksma ehk 1200 eurot. Ja pluss lisaks tal tuleb maksta ka tulumaks vara võõrandamisel ehk 4000 eurot ja tal kokku tekib maksukohustus summas 5200 eurot. Nii, töötasu ja dividendid, et kui saate aasta jooksul dividende, siis on see teie ka sissetulek, mis läheb aastatuluna arvesse. Näiteks töötaja, kelle töötasu on iga kuu 1100 eurot. Tööandja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot kuus. Aastatulu on tal 13 200 eurot. Rakendatud maksuvaba tulu 6000 eurot ja siis oli kinnipeetud tulumaks on 1440. Detsembris ta saab dividende 4500 eurot. Dividendide maksustamine on äriühingu tasemel ehk ettevõte maksab endiselt tulumaksu 28/10 ja deklareerib, see on siis see on deklaratsioon DST lisa 1 ja informatiivne deklaratsioon INF 1. Aasta kokkuvõttes on siis töötaja aastane sissetulek töötasu 13 200 pluss dividendid 4500 ehk siis aastane sissetulek on 17 700 eurot ja selle sissetuleku juures ei ole enam maksuvaba tulu 6000, aga valemi alusel on 4166 eurot 67 senti. Ja tuludeklaratsiooniga tuleb tal tulumaks riigile tagasi maksta ja tulumaks ikkagi arvestatakse töötasu pealt, mitte dividendide pealt. Ja deklaratsiooni alusel tekib tal tulumaks juurdetasumise kohustus 366 eurot ja 67 senti. Ja sama näite, et kus on töötasu ja dividendid, aga see töötasu pluss dividendid on kokku ikkagi see dividendid pluss töötasu on ikkagi kuni 14 400 eurot ehk on tegemist selle esimese grupiga.
Antud juhul on isiku töötasu 800 eurot ja tööandja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot ja aastatulu on 9600 eurot ja detsembris ta saab dividende 4500 eurot ja aasta kokkuvõttes on töötaja aastane sissetulek 14 100 eurot. Ehk siis nagu maksuvaba tulu suurus 6000 eurot ei muutu. See tähendab seda, et tuludeklaratsiooniga tal ei tule midagi juurde maksta. Ehk nagu siis ümberarvestust ei toimu. Nii, töötasu ja pension. Nii nagu ütlesin, et pension läheb järgmisest aastast ka aastatulu hulka ja pensionidele täiendav maksuvabastus kaob ära, ehk siis nagu see enam ei ole seda täiendavat maksuvaba tulu, jääb siis üldine 500. Vaatame, kuidas siis maksuarvestus on antud juhul. Tegemist on töötava pensionäriga, tema brutotöötasu on 1000 eurot kuus ja saab ta lisaks ka vanaduspensioni 425 eurot ja avaldus on esitatud tööandjale. Et juba olen ka sellest nagu rääkinud, et kui on mitte tööandjad või siis on tööandja ja Sotsiaalkindlustusamet, siis avalduse saab esitada ainult ühele väljamakse tegijale. Ehk ise nagu valib, kas ta esitab siis avalduse tööandjale või siis Sotsiaalkindlustusametile. Antud juhul on siis avaldus esitatud tööandjale, sest on suurem see sissetulek. Töötaja aasta tulu kokku on töötasu 12 000 pluss pension 5100 eurot ehk kokku on 17 100 eurot. Ja aastatulu arvestamise valem ja valemi alusel meil tuleb maksimaalne maksuvaba tulu ainult 4500 eurot. Ja see kuu kohta teeb see 375 eurot ja isik töötaja esitab tööandjale avalduse, kus ta märgib maksimaalseks maksuvaba tulu summaks ainult 375 eurot. Nii, ja siin on niisugune lihtsalt infoks, et kui te olete pensionär ja teil ei ole lisaks pensionile muid sissetulekuid, siis kohaldub teile üldine maksuvaba tulu määr 500 eurot. Tavapensionäri maksuvaba tulu muudatus ei mõjuta, sest uus maksuvaba tulu määr on suurem kui sel aastal ja üldine maksuvaba tulu ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral kokku. Ja muudatus mõjutab just töötavaid pensionäre ja eripensionide saajad, kelle igakuine sissetulek on siis suurem kui 1200 eurot. Ja oluline on, et olete pensionärina Sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu avalduse esitanud ja seda saab teha nii portaali eesti.ee kaudu kui Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustest koha peal. Nii, ja rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiate meie kodulehelt www.emta.ee või infotelefonilt 8800 811. Samas pensioni ja kahju ning vanemahüvitise saajad saavad oma küsimuste korral lisainfot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või siis Sotsiaalkindlustusameti tulumaksu infotelefonilt, see on see 66 10 551. Ja meil on kodulehel olemas ka video, et saate ka videot vaadata maksuvaba tulu kohta ja siis on ka graafik. Ja samuti ma siis soovitan ka kasutada kalkulaatorit ja kalkulaator asub kodulehel www.tulumaks.ee. Et minu poolt on siis kõik, et palun teie küsimused ja küsimused on küll siin. Küsimusi on küll siin jah juba palju.
Kas täiendav maksuvaba tulu jääb teise lapse pealt tuludeklaratsiooni esitades? Jah, et selles osas maksumuudatusi ei ole nagu, et siis täiendav maksuvaba tulu teise lapse pealt jääb. Kas lähetuste päevarahad lähevad maksuvabade tulude alla või mitte? Need päevarahad, mis on ju maksuvaba piirmäära ulatuses tehtud ju, need ei lähe, aga need, mis ületavad seda piirmäära, need on tulumaksuga maksustavad, et nad lähevad küll aastatulu hulka. Kas tuluks on ka lastetoetused? Ei, seda slaidi peal on ka see nagu info olemas, et see on siis peretoetus ja nad on tulumaksust vabastatud ehk neid me ei arvesta. Kas tuluarvestuse kuuluvad ka Eesti Lotto võidud? Minu arust vist Eesti Lotto võit on vist tulumaksust nagu vabastatud. Kui ta on ikkagi vabastatud, siis ta ei lähe ju. Leptor väitis, paluge tööandjat mitte arvestada maksuvaba tulu. Kas tegelikult on ikkagi vaja siis uus avaldus tööandjale esitada või tulebki suursõnaline kokkulepe? No jälle siin sõltub ikkagi teie nagu sissetulekust, et kui suur sissetulek on ju. Et kui ikkagi on ta selles esimeses grupis, et kuni 1200 eurot ju, siis uut avaldust ei tule esitada, jääb see vana nagu kehtima. Kui on see teine grupp, et avaldus on nagu esitatud ju, siis uut avaldus ka nagu ei tule esitada, siis tööandja hakkab lähtuma ikkagi sellest valemist. Ja kui on see kolmas grupp, et kui sissetulek on üle 2100 eurot, et siis et kui praegu on avaldus esitatud, siis ikkagi tuleb tööandjad nagu teavitada sellest, et palun mitte arvesta maksuvaba tulu. Miks välismaalt saadavad dividendid brutosummana arvesse lähevad? No tulu hulka ikkagi lähevad kõik brutosummad ja kuna siis välismaal dividendide pealt on kinni peetud tulumaks, siis ta ikkagi läheb brutosummana. Dividendide jutt jäi vähegi arusaamatuks, kas äriühing tasub ikka tulumaksu 28/10 ja füüsiline isik tasub ka tulumaksu, kas topelt ei maksustata. Maksumuudatus sinna dividendide osas ei ole, et ikkagi äriühing tasub ise tulumaksu 28/10 ju ja isik saab juba netosummad nagu kätte ju, aga see on ikkagi isiku sissetulek ja ta läheb aastatulu arvesse. Eluasemelaenu intressid ja koolituskulud vähendavad maksustatavat tulu. No need on ikkagi mahaarvamised, ehk need saab endiselt tuludeklaratsioonis ka näidata ja nende pealt saab tulumaks ka tagasi. Kui pensionär ei esita maksuvaba tuluavaldust, kas ta saab siis ikkagi tuludeklaratsiooni esitamise järel tulumaksu tagasi? Jah, et kui avaldus ei ole esitatud, siis tööandja ikkagi arvutab tulumaksu esimese euro pealt ja mis tähendab, et see maksusoodustus jääb nagu teil kasutamata, siis on õigus tuludeklaratsiooniga tagasi nagu saada. Kas eluaseme laenudelt tagasi saadav tagastus läheb tulude arvestusse? No ei lähe ju, siis on tegemist ikkagi tulumaksuga ja te saate enne makstud tulumaksu tagasi ju. See ei ole ju tulu. Kas slaidil number 5 olevat maksuvaba tulu selgitavat skeemi on võimalik saada ka eraldi failina, et see töötajatele infolehena anda?
jah, et meie kodulehel on see graafik nagu olemas, et kui vaadata seda eelviimast slaidi, kus on lisainfo, siis on see kõige viimane see link, et graafik ja link on sellel graafikul nagu olemas, et saate nagu sealt ka kätte ja nii, kas ma saan õigesti aru, et aastatulu hulka arvestatakse töövõimetuspension, kuid aastatulu hulka töövõimetoetus ei lähe? Jah, kahjuks praegu nii see on ju, et kui pensioni maksab Sotsiaalkindlustusamet, siis ta on ikkagi tulumaksuga maksustatav ja ta läheb aastatulu hulka ja see, mida maksab siis töötukassa ju, see on juba töövõimetoetus ja toetus ei ole tulumaksuga maksustav, et siis nagu me seda ei vaata. Kas tulude arvestuse lähevad ka represseeritute toetused ja näiteks neile hüvitatud bussipiletite maksumus? No bussipiletite maksumus kindlasti nagu ei lähe ju, siis on see kulude hüvitamisega tegemist ju. Aga see toetus ju, no nendes kõikides toetuses ma nagu ei tea, siis on see pigem Sotsiaalkindlustusameti nagu küsimus ja et saate siis neilt nagu uurida, et kas on ta ikkagi maksustatav tulu või siis mitte. Mina ikkagi ise kuidagi arvan, et ta on ikkagi maksuvaba ju, mis ei pea nagu aastatulu arvesse nagu minema. Kas eluasemelaenu pealt saadud intressi tagasimakse deklaratsiooni korral kuulub samuti sinna alla? No eluasemelaenud, koolitused, need on ikkagi kulud ehk nad on mahaarvamised, et mille pealt on isikul õigus saada tulumaks. Tulumaks ju 20%. Ja kui me tagastame, te saate seda ennamakstud tulumaksu tagasi, siis ennamakstud tulumaks ei lähe ju tulu arvesse, ta ei ole ju tulu. Kas FIE tuludelt kaob tulumaksuvabastus, kui aasta tulu on näiteks 30 000 eurot? Siiani sai kasutada tulumaksuvabastust. Jah, kahjuks et see aasta tulu on nii suur, et kahjuks ei ole enam õigus maksuvabastusele. Mis juhtub, kui kuutasu on näiteks 1200 eurot ja maksuvaba tulu arvestatakse 500 eurot kuus. Kui aga töötasu makstakse välja näiteks 5. kuupäeval ja hiljem ja 30. kuupäeval makstakse välja puhkusetasu järgmise kuu eest ka näiteks 1200 eurot. Ja no antud juhul jah, et kuna siis see maksuvaba tulu on juba rakendatud ja isik juba sai raha nagu kätte, aga ikkagi see kuu tulu tal tuleb nii suur ju 2400 eurot ja et siis tal ei ole õigus seda maksuvabastusele, et maksuvaba tulu on 0 eurot ja siis puhkusetasu väljamaksmiselt tuleb siis korrigeerida ja see maksuvabastus ehk isik saab natukene vähem nagu kätte. Aga meie kodulehel on siis näide ka olemas just teie selle situatsiooni nagu kohta. Kuidas on töötukassa poolt makstavate koondamishüvitistega ja kas arvestatakse tulumaksu? Minu arust need koondamishüvitised peavad ikkagi minema selle maksu alla ja nad on ikkagi tulumaksuga maksustatud, ehk nad peaksid küll minema ju. Mida tähendab välismaine tulu? Kui inimene töötab Soome firmas ja maksab makse Soome riigile, kas siis peab ikka Eesti Vabariigis ka deklareerima Soome saadud töötasu? No meil on siiamaani niimoodi kogu aeg nagu olnud ju, et vahet ei ole, kas sa
Eestis nagu töötad või töötad nagu välismaal ja kui sa oled ikkagi Eesti resident, siis välismaalt saadud tulusid tuleb ka deklareerida siin Eestis, lihtsalt nad lähevad sinna informatiivsesse tabelisse. Aga nüüd jah, järgmisest aastast, kuna ta on vaatamata sellele, et kõik maksud on makstud Soome riigile, aga ikkagi ta on tulumaksuga maksustatav tulu, et siis ta läheb ka aastatulu arvesse. Seni sai töötav pensionär igakuiselt rakendada pensioni maksuvaba tulu pensioniametis ning töötasult maksuvaba tulu töökohas. Näita pension on 350 eurot ja siis töötasu on 350 eurot, et siis 500 eurot iga kuu siis enam rakendada ei saa. Samas väikese sissetulekuga isik vajab maksuvabastus igakuiselt, mitte tulumaksu tagastusena järgmisel aastal. Inimene võib olla ei elagi järgmise aastani ja kui igakuiste kulude katmisest 60 eurot puudu tuleb, siis kas töötavad pensionärid peavad hakkama võtma kõrge intressiga väikelaenu. No sellest, olen küll nagu teiega nagu nõus, aga seadus on seadus selles mõttes ja seadus on selgelt kirjas, et avaldus saab esitada ainult ühele väljamakse tegijale ja siin tuleb valida, kas siis tööandjale või siis Sotsiaalkindlustusametile ja kui see pension on nii väike, et mingi osa maksuvabast tulust jääb rakendamata, siis seda tulumaksu selle rakendamata osa pealt saab ainult aasta pärast ehk tuludeklaratsiooni esitamisega. Kolme lapsega on isiku 2018 maksuvaba tulu kui suur ju. No nii nagu see aasta ju, 2017 ju. Et peas ei ole see nagu number, aga minus oli vist 1780 vist oli ju. Aga meie kodulehel on siis maksuvaba tulu summa, see number nagu olemas ja. Kas tööandjalt saadud maksuvaba sporditoetust peab füüsiline isik ka deklareerima? No deklareerib ikkagi väljamakse tegija siin, mitte füüsiline isik ju. Et kohustus tekib ju tööandjal ju, nagu väljamakse tegijale ja sporditoetus, no minu arust vist kõik maksud tuleb nagu seal maksta ja see on füüsilise isiku tulu. Inimene töötab täiskohaga firmas ja on ka FIE. Kas siis läheb arvesse FIE tulude ja kulude vahe? See tähendab lõpptulemus jah, ehk läheb ikkagi see tulu, kasum nagu. Kuidas käituda mitme väljamakse korral ühele töötajale 1 kuu jooksul? Näiteks olen juba esimesel korral tulumaksuvaba miinimumi arvesse võtnud ja nüüd töötaja saab puhkusetasu ju. Kas pean siis tulumaksu miinusmärgiga programmi sisestama, sest isikul ei ole õigus nii suurele tulumaksuvabastusele? Et kuidas see korrigeerimine käib, ma ei saa ju miinusmärgiga tulumaksusummat programmi sisestada. No teistele me ka ei luba nagu panna siis tulumaksu miinusmärgiga. Ehk ikkagi kõik seal positiivsed arvud on ja ehk tuleb teil raamatupidamise seda viimast väljamakset ehk puhkusetasu nagu korrigeerida ja teile lähevad ikkagi õiged numbrid ju. Kas kuupõhiselt kasutamata maksuvaba osa saab arvestuses kasutada teises kuus või mitte, ülekande teise kuuse? Praegu saab, sel aastal saab, järgmisest aastast enam sellist võimalust ei ole ju. Meil on siis järgmisest
aastas tuleb meil see kuupõhine maksuvaba tulu arvestus ja kui ehk nagu summeeritud arvestus meil kaob ära ju, et kui midagi jääb kasutamata maksuvaba tulu, et siis saab tuludeklaratsiooniga juba korrigeerida. Kas detsember 2017 palga väljamaksmisel 2018 jaanuaris tuleb juba arvestada uue maksuvaba tuluga? Kas see tähendab, et töötaja peab tegema avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks juba detsembri lõppu? Nii, meil on see kassapõhine printsiip, et kui me detsembri palka maksame välja jaanuaris, siis tulevad juba uued määrad ja uus maksuvaba tulu, siis tuleb tõesti, et juba novembris, detsembris juba isikul nagu otsustada, et kas ta siis muudab oma avalduse või mitte. Kui siiski tuleb välja, et töötaja on ekslikult esitanud maksuvaba tulu arvestamise avalduse mitmele tööandjale, siis kas selle kohta tuleb vastata teavitus ka töötajale? Jah, et ma ju rääkisin ka sellest, et meil tuleb e-maksuameti see uus lahendus nagu minu sissetulekut ja kus isik saab vaadata seda maksuvaba tulu arvestust ja kui tõesti tal on avaldus esitatud 2 tööandjale, siis kindlasti ta saab meilt ka teavituse, et see ei ole õige nagu, et ikkagi tuleb ühelt tööandjate avaldus nagu tagasi, et veel välismaisest tulust, et kas Soome riigilt saadud töötasu tulu maksustatakse Eesti Vabariigis uuesti? Ei, topeltmaksustamist küll siin nagu ei ole meil ju. Ta läheb lihtsalt informatiivsesse tabelisse, kus on välismaalt saadud tulud. Ma sain aru, et päevarahad ei käi isikutulu alla, aga uus tekkiv sporditoetus kuulub. No päevarahad, need, mis on piirmäära ulatuses, neid ei lähe aastatulu arvesse, aga sporditoetusega on niimoodi, et siin tuleb vaadata, et mis toetusega on tegemist, kas ta on ikkagi maksustatav toetus või ta on maksuvaba toetus. Siis tavaliselt need, mis on maksuvabad toetused, need on mingi seaduse alusel makstud toetused või riigieelarvest, siis nad ei ole tulumaksuga maksustatavad ja siis nad ei lähe ju aastatulu hulka. Aga kui on tegemist tavalise toetusega, siis loomulikult ta läheb ju tulumaksu alla ja ta on ikkagi maksustatav tulu. Kas saame õigesti aru, et Eesti Vabariigis hakatakse dividendi topelt maksustama nii maksu kui saaja tasemel? Ei, see ei ole nagu päris nii, et ikkagi dividendi me maksustame endiselt äriühingu tasemel ja et ikkagi väljamakse tegevus nagu äriühing maksustab ju neid tulumaksuga, aga saaja jaoks on sissetulek ja kui sissetulek on tal nii suur ju, et ta satub sinna viimasesse gruppi ju, et siis tõesti, et siis tal kaob see maksuvabastus. Aitäh kõigile osalemast ja kohtume järgmiste seminaridega. Ja aitäh!